Nüüd vaatame seda ka Liibanoni vaatenurgast. Meiega on liitunud David Daud, Demokraatia Kaitsefondi vanenteadur, kes keskendub Hezbollah'le ja Liibanonile. David, aitäh, et täna meiega I24 Newsis liitusite. Ja meil on üsna ajalooline kohtumine, esimene omataoline presidendi kohtumine peaaegu 20 aasta jooksul. Me just kuulsime, kuidas seda on Washingtonis vastu võetud, aga kuidas suhtutakse sellesse Donald Trumpi kohtumisse Liibanonis? Aitäh, et mind saatesse kutsusite. Veel on liiga vara öelda, millised täpsed tagajärjed Liibanonis saavad olema, kuid me võime eeldada, et see annab Aounile Liibanonis hoogu juurde. See on osa sellest, mida Trump üritab saavutada. President Trump seab selle kohtumisega oma ja Ameerika Ühendriikide prestiiži Aouni toetuseks, asetades teda Ameerika Ühendriikide peamiseks vestluspartneriks Liibanonis. Kahjuks on see roll juba pikka aega olnud mehel nimega Nabih Berri, parlamendi spiiker, kes on end šiidi kogukonnas positsioneerinud justkui mõõduka Hezbollah analoogina, kuigi tegelikult ta seda pole. Ta on alati olnud vähemalt viimased üle 30 aasta. On ta olnud selle šiidi duo, kahe organisatsiooni Amal ja Hezbollah poliitiline pool. Aoun püüab nüüd end positsioneerida teisiti, just kui tal oleks tegelikult plaanid viia Liibanon kooskõlla nende kokkulepetega, mille ta on Ameerika Ühendriikide kaudu Iisraeliga sõlminud, et Liibanon täidaks oma kohustusi. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonid, Liibanoni enda seadused praegusel hetkel. Eks näis, kas see juhtub. Eks näis, mida see toetus teeb, kas see annab Aounile tegelikult võimaluse teha seda, mida ta arvab, et peab tegema. Samuti tuleb meelest pidada, et Liibanoni president ei ole tegelik täidesaatev võim Liibanonis. Ta on relvajõudude ülemjuhataja, kuid ta ei juhi armeed otseselt. See toimub valitsuse ja peaministri kaudu. Koos on neil täidesaatev võim Liibanoni relvajõudude üle, et anda relvajõududele korraldusi. Nii et Aoun tuleb tõesti teada, et tõsta oma mainet ja loodetavasti see endaga kaasa viia ning kasutada oma ametikoha volitusi, et survestada valitsust tegema õigeid otsuseid. Näeme, kas see lõpuks töötab või kas tema kavatsused on sama üllad kui tema eneseesitlus. Me kuulsime, et president Trumpilt küsis ajakirjanik Nabih Berri kriitika kohta selle kokkuleppe suhtes. Trump ütles põhimõtteliselt, et arvab, et Berri läheb sellega kaasa, kui ta näeb, et see toimib. Kas on märke, et Berri muudab oma tooni, eriti pärast sellist suurt visiiti? Ei, ma mõtlen, see ei ole ennekuulmatu visiit. See on esimene visiit 20 aasta jooksul. Berri on oma ametis olnud alates 1992 aastast, kui ma õigesti mäletan. Berri on kogu selle aja olnud sama, Berri, ja ta on erinevatel aegadel oma tooni muutnud. Ta on erinevatel aegadel taktikat vahetanud. Lõppkokkuvõttes on põhiline see, et ta on püüdnud kaitsta Hezbollah'd selle mõõdukuse kuvandi kaudu, poliitiliste vahenditega. Sest tema enda poliitilised väljavaated ja Amali legitiimsus sõltuvad Hezbollah'st praegusel hetkel, eks. Need parteid tegutsevad sümbioosis. Hezbollah ja Amal jõudsid kodusõja lõpus kokkuleppele, mille vahendasid Iraan ja Süüria, et üks pool võtaks enda peale suhte poliitilise poole, patroonluse poole. See on Amal liikumine ja teine pool võtaks enda peale vastupanu, relvad ja nii edasi. Ja nad on üsna hästi jaganud ja valitsenud ja neile sobib, et nad peavad koos töötama, et hoida šiiade kogukonda enda poolel, sest mõlemad säilitavad šiiade kogukonnas lõviosa toetusest. Nii et kui Amal vihastab, siis saab Hezbollah selle osa šiiade kogukonnast enda poole tõmmata ja pöörata nad Amali vastu, pöörata nad Berri vastu. Ja ta võib-olla kaotab pohti parlamendis. Nad kandideerivad koos valimisnimekirjades. Ta võib tulevikus toetust kaotada, kui ta selleks ajaks veel elus on või tema järglane parlamendi esimehe ametikohal ja nii edasi. Nii et Amali väljavaated on tihedalt seotud Hezbollah'ga. Ma ei näe midagi, mida president Trump saaks pakkuda, mis paneks teda kaasa tulema, arvestades, et selle mehe isiklik huvi seisneb Hezbollah toetuses, mis on šiidi kogukonnas endiselt väga võimas. Räägime nüüd sellest, mida me tegelikult Lõuna-Liibanonis kohapeal näeme. Liibanoni armee ütleb, et nende väed on hakanud paigutuma Lõuna-Liibanoni Zaatari Al-Gawiyahi linna pärast seda, kui Iisraeli väed on piirkonnast juba lahkunud. Aga David, mis on sinu arvates praegu Liibanoni relvajõudude peamine väljakutse nendes 3 katsepiirkonnas? Kui seal on veel alles Hezbollah võitlejate üksusi ja ma eeldan, et neid on, eks,
Juuni 3. kokkuleppesse, mille Iisrael ja Liibanon sõlmisid USA vahendusel, tehti viga, mis kutsus Hezbollah vägesid evakueeruma Litani jõest lõuna pool asuvatelt aladelt. Ma mõtlen, et võitluspiirkondadest evakueerumine on ebapraktiline, sest need inimesed on enamasti kohalikud. Nad ei tule Iraanist ega mujalt Liibanonist. Nad on, kuna puudub, Kui paremat võrdlust ei ole, siis kohalikud Kitot Koneut. Ja need on kohalikud kaitsejõud, kui soovite. Nii nagu Hezbollah on nad üles ehitanud. Nad on sellest piirkonnast pärit, nad on sealsete peredega läbi abielu seotud. Neid on pered või midagi sellist. See ei tähenda, et nad poleks halvad inimesed. Aga nende lahkumist paluda oli viga. Nii et nad jäävad sinna. Nad jäävad relvastatuks. Hezbollah infrastruktuur, kui Iisraeli kaitsevägi pole seda enne lahkumist täielikult kõrvaldanud, jääb sinna. Ja peamine väljakutse Liibanoni relvajõududele saab olema see, et Liibanoni relvajõudude sõdurite pildid, kes üritavad jõuga neid Hezbollaha jäänuseid relvituks teha, arvestades, nagu me just märkisime, Hezbollah jätkuvat populaarsust Liibanoni šiiade seas, sealhulgas külades, kus nad pärit on, kus nad elavad. Nii et ma arvan, et see saabki olema, see on alati olnud Liibanoni armee jaoks ületamatu takistus, vastasseis Hezbollah jõududega. Ja nende varasem käitumine on olnud pigem kompromisside otsimine. Iisraeli kaitsevägi märkis just juhtumit, ma arvan, et see oli detsembri lõpus, kus Liibanoni armee sõdurid andsid Hezbollaha kohalikele sidemeestele eelnevalt teada, et nad tulevad piirkonda kontrollima. Lõuna-Liibanoni Januha külla. Ja põhimõtteliselt sõlmisid nad seal olles kokkuleppe, et Hezbollah viib oma relvastuse sellest rajatisest ära. Liibanoni armee dokumenteerib selle relvadest vabana ja kõik saavad sellest kasu. Liibanoni armee näeks välja, nagu oleks ta oma töö ära teinud. Hezbollah saaks oma relvad alles hoida, kõik saaksid koju minna. See ongi siin peamine mure, et Liibanoni armee annab selle väljakutse ees taas järele ja teeb kompromissi, nagu ta on varemgi teinud. On palju, mida jälgida, sest see on alles selle rakendamise algus. David Daud, väga tore, et olite meiega i24 Newsis. Aitäh!